Eesti saalijalgpallikoondise peatreener Dmitri Skiperski. Eesti alustas Balti turniiri võiduga. Võib-olla kõlab kuidagi imelikult see küsimus, kas see tuli sinu jaoks üllatusena? Ei tulnud, kuidas võit võib üllatuseks tulla, ikkagi valmistusime võiduks ja tegime trennid, tegime koosolekut, pidasime koosolekut, et just täna võita. Üllatuseks küll ei tulnud. Kui mängust rääkida, mäng iseenesest väga emotsionaalne oli, et hääl on jälle ära. Esimesel poolajal mängisime paremini kui Leedu, läksime juhtima, aga teisel poolajal ka lasime 2 õnnetut oma väravat ja seis oli 4-4, muidugi mõned sekundid enne mängu lõppu võidu värav lüüa, jällegi emotsioonid on väga head ja suured. Hea meel teeb veel see, et me lõime 3 väravat standardist. Okei, meile löödi 2 õnnetut väravat, oma väravat isegi olid, aga ikkagi hea meel, et 3 väravat standardist ja 2 mängust. See, mis me trennis harjutasime, ikkagi kannab vilja. Mis on meie saali jalgpallis nende viimaste aastatega niimoodi muutunud, et me pole kordagi varem Leedut võitnud, nüüd hakkame neid võite rohkem koguma, täna tegime nüüd Leedule tuule alla. Mis on need käigud, mida Eesti saali jalgpallis viimastel aastatel oleme üritanud sisse tuua? Kõigepealt ütleks, et tegime jälle ajalugu. Eelmine mäng Armeeniaga, valikmäng Küprosel, tegime ajalugu, võitsime esimese mängu. Nüüd reetusruumis ma ütlesin, et meil on järgmine eesmärk, esimene võit kodus. Ja see on nüüd käes, esimene võit, aga nüüd teeme edasi ajalugu, et 2 võitu järjest ka pole olnud meil. Et nüüd tuli 2 võitu järjest isegi ja nüüd järgmine samm tuleb astuda ka. Aga mis on selle taga, et areneme, mis seal ikka vastata, ikkagi areneme ja head tööd, mõned klubid teevad head tööd, nagu Augur, Anži, kõik tegelikult teevad tööd, et praegu kaasasime koondisesse ka nime BSC 3 mängijat, küll üks ainult oli täna varumeeste pingil, aga nad on noored ja sooviks, et nad elaksid vaikselt siia sisse, et oleks mingi järjepidevus ka ühelt poolt. Ja muidugi andsid palju koolitused, et me koondise treenerid käisime Lätis koolitusel, tõime Gert Küttis saali jalgpalli eestvedaja, tema abiga kutsusime Soomest, Soome koondise kaptenid Panu Audio käis siin, eelmisel aastal oli Micho Martic, kes on Soome koondise peatreener, et selle pärast arenemegi, et tahame areneda ja koolitame ennast ja see teeb hea meelt. Viimane küsimus, mida oodata koondiselt homme, ülehomme? Homme-ülehomme, jah, esimest korda niimoodi, et me mängime 3 mängu järjest. Ma arvan, et tavaliselt kogemusele toetudes teine mäng alati on kõige raskem, et valikturniiridel teine mäng meil nii füüsiliselt kui vaimselt väga raskelt, et üritame selleks homseks teiseks mänguks ikkagi vaimu värskena hoida ja füüsiliselt taastuda. Ega iga treener, ma arvan, ütleks, et taastuda tuleb, kuna vahed on nii väiksed. Et taastuda ja lähme ikkagi võidu peale, nii teises kui 3. mängus. Suur tänu ja edu!